Teil oli tõsised näod peas, tuleb öelda. Ma saan aru, et see teema ongi väga tõsine, aga nii tore vaadata ka jagamata vanemluse võlusid siit kõrvalt. See on tõesti kadestusväärsed, nii et olgu see eesmärk siis siin, olgu need vanemad siis omavahel kontaktis või mitte, siis kui võib-olla mingisugused aktid allkirjastatud kuskil asutustes. Me oleme kenasti ajas, aitäh selle ilusa sissejuhatuse eest, teil on õigel ajal kohal, aga nüüd läheme kohe asjaga edasi ja oma särk on lähemal, seetõttu me räägime nüüd kodust asjadest ja Küllike Lillestik on meiega, et rääkida siis juba pereterapeudina, mida tema näeb ja kus tema näeb ka lahendusi. Tervitame Küllikest, aitäh! Jah, aitäh teile! Kust ma siis pihta hakkan? Mulle nii väga meeldisid kaks eelmist sõnavõtjat. Need kinnitavad kõike seda, mida ühest pereterapeudi praktikas ma näen, kuhu tuleks liikuda. Ja see igapäevane töö pereterapeudina, aga ka siis mitte ainult praktikuna, vaid ise olles lapsevanem, ise olles läbinud erinevaid elu arenguetappe ja kriise, on väga mitmed asjad, mis on südamel. Ja ma räägin nüüd võib-olla natuke kummalist juttu, aga ma hakkasin mõtlema, et kust saab vanemlus alguse. Ja siis ma panen siia teile ühe sellise slaidi. Et uskuge või mitte, aga see, milliseks lapsevanemaks ma kasvan, selle iva hakkab sellest hetkest, kui mind eostatakse. Ehk siis, kui ma sünnin oma vanemate juurde, selle päritolu perekonna tasandi mõju on esimene mõju. See, kuidas minu ema ja isa said hakkama vanematena, kuidas nad enda emaks, isaks olemise rolli identifitseerivad, see, millise vanemluse nemad koos ehitavad, hakkab mõjutama kõiki minu järgmise või järgmiste otsuste alustalasi põhimõtteliselt. Ehk siis, et üks noor inimene, kes jõuab täiskasvanuikka, loob abielupaari tasandi, siis kõik see, kuidas nad elavad seda kõige tavalisemat argielu vanemluses. Aga mitte ainult vanemluses. Me räägime ju ühest mehest ja naisest, kes tulevad kokku väga ilusatel põhjustel. Ja ma räägin praegu siis tõesti sellest vanemlusrollist, mis on mehe ja naise vahel. Sellepärast, et iga inimene saab alguse mehest ja naisest. On kellelgi teisi kogemusi, on rohkem mingid muud variante? Ei ole. Selleks on vaja munarakku ja seemnerakku selleks, et elu saaks alguse. Ja see ei muutu, minu teada praegu ei ole leitud lahendust, et see saaks muutuda. Ükskõik milline perevorm siis luuakse. Ja ka see, kuidas õpitakse koos vastutama oma laste eest, iseenda eest, oma suhte eest, vanemluse eest, kuidas hoolitakse lapse arengu eest. Ka see, kuidas milline emotsionaalne seotus meil omavahel on, milline emotsionaalne seotus ja kiindumus on oma lastega, milline on armastus, mida üldse armastusest mõeldakse, kas see on üks pehme teema, mida ei peaks üldse käsitlema, või me julgeme sellest vabalt omavahel rääkida, väljendada ja nii edasi. Et see mõnes mõttes saab kõik alguse ikkagi sellest päritolu pere tasandist ja sinna hakkab liituma siis kõik ülejäänud elu meile juurde. Ehk siis, et pereterapeudi rollist me vaatame 3 põlvkonda, vähemalt 3 põlvkonda, kuidas üks mees ja naine, kes lõid suhte, otsustasid saada lapsed või lapsed otsustasid nende juurde tulla, mõnikord on see nii ja naa, eks ole, suudavad olla lapsevanemad, suudavad olla koostöös ja vanemluses. Nüüd ma panin ka ühe sellise slaidi, mille nimi on perearenguetapid. Miks? Sellepärast, et kõik inimesed olenemata peretüübist läbivad perearenguetapid ja ainuüksi perearenguetappide läbimine on juba suur väljakutse. Ehk siis, et alguses on paar koos, raskused tekivad tihti sellest, et kuidas me seda ühist paari aega ja minu isiklik aeg jagame, võib-olla läheb see tasakaalust ära ja siis kurg toob lapse või kuidas iganes me sellest mõtleme ja kuidas siis on uued väljakutsed,
kuidas vanemaks olemine hõlmab väga suure aja ja kui paar on ikka veel koos, sest väga paljud paaride reaalsus on see, et nad alustavad väga suure õnne, armastuse, pikkade aastate jagamise ja koosloomise tuhinas ja neil õnnestub väga kaua. Ei ole ju, statistika ei näita ju, et kõik lahutavad või kõik lähevad lahku. See pole eesmärk omaette minna lahku või jääda kokku. Eesmärk omaette on see, et kuidas ma inimesena suhetes toimin, kuidas ma olen ise tasakaalus, õpin ise ennast armastama, ennast väljendama ja oma perekonnas neid suhteid looma, suhteid hoidma ja kasvatama. Ehk siis, et kui siis on nüüd perele sündinud laps, on koolieelikutega pere, on palju väljakutseid, lapsed kasvavad suuremaks, vanemluse hulk või lapsevanema roll hakkab vähenema, me peame andma rohkem iseseisvust lapsele, paari tasandi hulk kasvab, mida siis tulevad väljakutsed ja paar ei suuda kasvatada ja minu isiklik osa, millega siis paljud jälle jõuavad teraapiasse, et nad on oma enda isiklikku osa või oma enda mina ära kaotanud. Ja et see võib olla täiesti tasakaalust erineval viisil väljas. Ja siis jõuavad lapsed teismeikka ja nüüd kujutage ette, kui nende pereelu arenguetappides tulevad tagasilöögid, et tekivad olukorrad, kus lapsevanemaks osa teismelistega näiteks, mis peabki olema suhteliselt väike, me peame olema teismelistel olemas, neid hoidma, armastama, toetama, aga nende eristumine, nende iseseisvus peab järjest suurenema, aga paari tasand on kadunud. Ja paar ei leia enam teineteist ülesse. Ja see on suur väljakutse. Nüüd selles etapis lahku minnes, kuidas me siis seda vanemlust loome, kui me teineteist oleme nii ära kaotanud ja vihkame teineteist? Sellepärast, et tema on süüdi selles, et ta enam minust tähele ei pannud ja tema süüdistab mind, et mina olen süüdi selles, et tema enam minust välja ei teinud. Okei, ühesõnaga ma tahan selle arenguetapide slaidiga öelda teile seda, et see on suur väljakutse inimesele. Eriti kui me vaatame nüüd järgmist slaidi, mis näitab, kuidas see üks konfliktne abielusuhe võib tegelikult tekkida. Et kust see väljakutse võib tulla. Et väga palju mõjutab meid see, kust me tuleme, millistest peremudelitest me tuleme ja kas me oleme saanud säilitada endale juured oma vanemate näol, olenemata sellest, millised vanemad nad olid siis, kui ma olin laps, olenemata sellest, kuidas nad omavahel mehe ja naisena hakkama said. Et kui ma suudan säilitada oma juured, suudan sidemeid alles hoida, siis see ei tule ka segama nii palju partnerlust, mehe-naise tasandit ja see omakorda ei mõjuta nii palju lastega suhteid. Ehk siis ka siis, kui konfliktne abielusuhe, see sama mudel, mis praegu on slaidil, lõpeb lahutusega, siis saavad vanemad jääda ikkagi lapsevanemateks. Nüüd mul on siin paar slaidi selle kohta, mida tegelikult täna on juba räägitud. Et see, mida ma terapeudina näen, on, et kui kooselu või abielu on olnud väga konfliktne. See on läinud sellest niinimetatud armumise, sulandumise faasist võimumõitlusfaasi ja paar ei ole tulnud toime, eriti kui stressipinge ja ärevus on suur. Ja nad on kaotanud usu, lootuse, armastuse teineteise vastu. Nad on proovinud eksisteerida laste nimel, hea õnne nimel, kodurahu huvides koos. Siis see, mis seal kodus, see pinge ja ärevus, mida on partnerite vahel, ka vanemate vahel, see kahjustab lapsi rohkem, kui nende otsus lõpuks lahku minna. Et see pidevas õhkkonnas, nagu mõnikord juba eelteismelised sessioonil ütlevad, et no läheks nad juba ometi lahku, ma ei talu seda elektrit täis vaikust kodus. Et üht ei ole kodus, teine magab diivanil, toitu ei ole, keegi ei küsi, kuidas mul koolis oli, keegi ei taha teada, kas ma trennis käin või ma hiilin kõrvale. Et see on väga kurnav lastele, see on täiesti selge. Ja nüüd see, kui ma hakkasin õppima ja koolitama dialoog laste nimel terapeudiks, siis üks, mida ma avastasin nende kaudu. Nemad siis tegelevad peamiselt, see tuleb Hollandist see koolitus, ja nad tegelevad peamiselt vanematega, kes peale lahkuminekut või lahutust on väga kõrgse konfliktsustasemega.
siis üks tähelepanek oli, et peamiselt on raske vanemlusega jätkata koostööviisil nendel vanematel, kes olid suhtes juba väga kõrge konfliktsusega. Et see on neile suur väljakutse, seal läheb palju energiat, ikkagi seesama, mida toodi välja, et seal on paralleelne vanemlus mõistlikum, sest see soov omada kontrolli, mis teises majas toimub lastega, kuidas see teine lapsevanem on hästi tugev. Ja nüüd oli selgelt tõid ka nende tähelepanekud ja uuringud välja, et lapsed tulevad sellisel juhul kordades kehvemini toime lahutusjärgse kohanemisperioodiga ja selle stressiga, mis lahutus ja lahkuminek lastele toob. Nii, aga siis ma räägiks natuke siis, mida me paneme vanematele südamele või mida me püüame aidata terapeutidena ka mõista, mis on võib-olla ka natuke stereotüübid ja müüdid, mis liiguvad ikka veel põlvest põlve või inimeselt inimesele, mis on loomulikult täiesti mõistetavad. Aga esimene asi on siis see, et kui tuleb paar, kellel on väga raske, nad soovivad lahutada või lahku minna või siis nad on seda juba teinud, et tekiks arusaamine, et lahku minna ja lahutada ei saa ema ja isa, saavad ainult mees ja naine. Ehk siis, et meil on nagu kaks identiteeti, aitama neil aru saada. Et kui ma olen ühes rollis naine, kes oli suhtes mehega, kellega meil ei olnud häid toimetuleku viise, siis on teine roll veel, et ma olen ka ema lastele ja kaaslapsevanem. Ja nüüd neid valusi ei tohi segi ajada, sest me ei saa vanemlusest loobuda. Me ei saa loobuda sellest rollist, sest see toodab uue põlvkonna, kes jälle ei saa hakkama. Sõna jälle on muidugi väga ebaõiglane öelda, aga kes ei saa hakkama, kui pinged, ärevus, keerulised olukorrad tekivad ja pinged, ärevus tõusevad, keerulised olukorrad tekivad, sest neil ei ole paremaid toimetulemismehhanisme kui selle, mis nad kodust kaasa saavad esialgu. Siis nad lähevad igale poole koolitustele, teraapiasse, hakkavad endaga tegelema ja siis tuleb toimetuleku viise juurde. Aga esialgu saame me kõik ju kodust kaasa. Nüüd me räägime väga, et saage aru, lapsed vajavad mõlemat vanemat. Miks seda peab rõhutama on sellepärast, et väga paljud paarid, kes jõuavad teraapiasse, me joonistame nende genogrammi ehk nende perepuu ja nad järsku taipavad, et tõesti, kas see, et ma ei pane rõhku, et ma sooviks olla oma lastega koos ja nende arengusse panustada, on tõesti seotud sellega, et mul endal ei ole isa olnud. Või et mul oli isa, aga mu ema oli väga negatiivne isa suhtes. Või et mul oli isa, kes oli väga negatiivne mitte ainult mu ema suhtes, vaid üldse naiste suhtes. Ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis hakkame lahti mõtestama seda, miks see vanemlus on nii keeruline peale lahkuminemist luua. Ja siis jõuab ikkagi väga kiiresti endistele partneritele, kaasvanematele selgusele, et mida rahumeelsemad nad on, mida rahumeelsem on ka lahutuse järgne suhe neil teineteisega, siis seda tasakaalukamad on lapsed. Ja nagu on juba öeldud, täna on kõlanud see, et laste seisukohalt kõige suurem riskifaktor on vanemate vaheline varjamatu ja vihane tülitsemine. Eriti mind puudutas see uurimus, mis näitas, et alla 3-aastaste laste puhul on kõige tähtsam see, kuidas vanemad omavahel koostööd teevad. Isegi mitte see, kui palju kellegi juures siis elab. Et see näitab ikkagi seda väga selgelt, et lapsed on väga-väga tundlikud oma vanemate meeleoludele, isegi sellele, eks ole, et kui ma ei ütle oma ekspartneri kohta midagi negatiivset, aga ma olen negatiivse suhestumisega, siis laps tundlikuna korjab selle igal juhul üles. Ja siis me aitame vanematel aru saada, et lapsed kuulevad, uskuge, nad kuulevad palju rohkem, kui me tahaksime. Nad tunnevad ja tajuvad vaistlikult rohkem, kui vanemad arvavad. Ja see on üks selles mõttes keeruline maailm, et kui nüüd lapse arengupositsioonist vaadata, siis laste armastus oma vanematesse on täiesti maagiline. Ükskõik kui kehvasti me vanematena käitume, ükskõik kui palju me eemaldume nendest või neid oma armastusega lämmatame, nad ei anna hinnangut esialgu. Nad armastavad siiralt, sügavalt ja nad päriselt usuvad,
et nad suudavad oma vanemad ära päästa, nad suudavad oma vanemaid tervendada, õnnelikuks teha, uuesti kokku viia ja nii edasi. Ja see on väga suur koormus lastele. Ehk siis, et väga kiiresti võib lastel tekkida süütunne oma vanemate lahkumineku tõttu. Ja peresessioonidel, kui võimalik, me kutsume mitte ainult 2 põlvkonda ehk vanemad ja lapsed, ka vanavanemad ja aitame neid teemasi avada, et tuleks nähtavaks laste mõtted ja süütunded. Et juba 4-5-aastased lapsed on mul sessioonil võimelised ütlema, et lõpuks ma suutsin oma issile selgeks teha, et alkohol ei ole hea. Lõpuks ma suutsin oma ema pisarad ära kuivatada ja ta jälle naeratab. Et see on väga suur koormus lastele. Nii. Nüüd aitame ka vanematel aru saada, et kui ma jagan oma lastega vihaseid, valusaid mõtteid, oma valu, oma tundeid teise vanema kohta negatiivsel viisil, siis see kahjustab last, mitte seda teist vanemat. Et on tulnud nähtavaks sessioonidel, et isa või ema ütleb, et ma nähvasin oma endise partneri kohta, siis ta nüüd saab, on ju. Aga ta tegi seda mitte selle vanema juuresolekul ja kõige hullem lapse juuresolekul. Ehk siis, et me aitame aru saada, kuidas selle mõju on. Ja samal ajal ei tähenda see seda, et oma isiklikke tundeid, kuidas ma ise ennast tunnen, ei peaks lapsega jagama. Ja see on keeruline vahet teha, sest näiteks üks ema ütles, et aga ma olen õhtuti nii kurb ja laps tuleb ja paneb käed ümber kaela ja lohutab mind. Mis ma tegema pean? Tavaliselt ma ütlen, et ma olen kurb sellepärast, et su isa jälle ei vastanud telefonile ja ma ei saa talle asju edasi anda. Ja nüüd ma mõistan, et see on vale. Mis ma siis tegema pean, küsib ta. Ja siis me koos vaatame, kuidas anda lapsele tagasi lapse roll. Et panna käeksid ümber lapse ja öelda aitäh, et sa märkasid. Mul on väga hea meel, ma armastan sind väga ja ma hoolitsen endast ise. Et kuidas see pallike anda lapsele tagasi ja anda teada, et sul on õigus, sa näed õigesti, ma olen väga kurb. Ma ei pea seda valu ega kurbust peitma, aga lapsele on vaja kindlat sõnumit, et lapsevanem on see, kes saab endaga hakkama, mitte nii, et laps peab minu heaks midagi tegema. Et on oluline ka seda siis, et laps vajaks piisavalt aegsasti teavet sellest, mis hakkab juhtuma, kui vanemad soovivad lahutada või laste elukorraldus muutub. Lapsel on vaja mõttega harjuda. Jällegi väga suur kogemus minu enda põlvkonnast, kui me räägime samaealiste inimestega teraapias, kuidas sinu vanematega oli, kui nad lahku läksid, millal sa teada said, mida sulle selgitati. Ja tavaliselt ei ole mina veel kuulnud vastust, et jaa, mu vanemad valmistasid ette, selgitasid protsessid lahti, mis juhtuma hakkab, öeldi, et nüüd on nii, meiega olime sinna, et tema on seal, rohkem te ei näe, et seda on hea, kui ei korduks, sest lastel on vaja turvalisust. Nii, loomulikult me aitame ka peredel aru saada seda, et on vaja kuulata ja austada, kuidas laps olukorrast aru saab. Pisikeste lastega on vanematel isegi natuke lihtsam. Neid hämmastab see, kui vähe laps selles hetkes võib midagi väljendada ja hämmastab see, kui palju võib keset mängu või keset söögi või söömist või autosõidul tulla järjest küsimusi. Aga mis on vanematel raske, on eelteismeliste ja teismelistega. Kui nad võtavad julguse kokku, hakkavad oma lapsi ette valmistama, siis teismelistest võib tulla väga tugevaid reaktsioone. Ja siis me aitame peresessioonidel nendest asjadest rääkida. Aitame ja õpetame kuulama, mis on vanematele tohutult raske. Miks? Sest ei ole rollimudelit ees. Enamus teraapias olevad täiskasvanud, kes on oma eluga hädas, tunnistavad, et nad ei ole saanud kuuldud oma vanemate poolt, nad ei ole saanud peegeldust, nad ei ole saanud niinimetatud valideerimist, et see, kuidas tema maailma näeb, ei ole fantaasia või luulud, vaid ka temal on õigus oma nägemusele maailmast. Ja nad ütlevad, et ma tahaks seda muuta. Ja siis me saame koos aidata otsida viisid, kuidas uuesti teisel viisil siis ise suhelda oma lastega. Ja nüüd siis see lause, et elamine 2 kodu vahel ei ole laste solgutamine, seda ma kuulen iga kord. Et elamine 2 kodu vahel on ju laste solgutamine, siis ta unustab oma asjad, siis ta ei tea, kus tema asjad on, siis ta ei mäleta, kuhu minna. Minu kogemus ütleb seda, et kui vanemad jõuavad tasakaalus koostööni, nad on oma ebakindluses, ärevuses, piisavalt enesekindlad, et öelda,
et ma kuulen, et sa ei soovi täna minna jälle isa juurde, ma kuulen, et sul on raske sellega, sest sa kardad, et sul jäävad osa asju minu juurde ja osa asjad on isa juures ja koolis sa saad jälle märkuse, sest midagi on puudu. Aga meie oleme isaga otsustanud, et see on praegu sinu isaaeg ja praegu ma aitan sul saada kõik sinu asjad kokku. Et lapsevanem peab olema ka ise väga selgel seisukohal, et jah, minul endal on raske, ma mõistan oma lapse raskuseid, loogika ütleks võib-olla isegi midagi muud, aga kui me oleme enesekindlad ja me aitame lastel mõista, kuidas see loob talle turvalisust, aitame lastel mõista, et nad ei ole üksi selles raskuses, aitame lastel mõista, et ma austan kõigega seda, mis juhtub teises kodus, et ma ei sekku sinna, ma ei kontrolli seda, ma ei kommenteeri seda, siis lastel see stress kahe kodu vahel väheneb, see liikumine kahe kodu vahel. Ja üldiselt siis lapsed vajavad, et neil on koht mõlema lapsevanema juures, on väga armsaid hämminguid olnud, kui teismeline vaatab mulle suurte pisaratega silmis otsa, tema mõlemad vanemad on sessioonil, kes on juba mitmed aastad olnud lahutatud ja tema vanemad teevad sessioonil otsuse, et nüüdsest alates tal saab olema 2 kodu, siis need suured silmad ütlevad, kas päriselt see on võimalik, ma ei pea enam isa juures külas käima või ma ei pea enam ema juures külas käima, kas mul on päriselt seal oma kapp, oma voodi, oma nurk, oma selline emotsionaalne luba olla seal. See on tohutu kergendus. See on otses mõttes, need lapsed lähevad kergemaks füüsiliselt, emotsionaalselt selles sessioonil. Nii, aga siis on veel mõningad sellised olulised NB, mis on tõeliselt olulised ja mida ma tõesti soovin, et ühiskonnas kõik inimesed, kes on lapsevanemad, teadvustaksid, et see juba kõlas, et lapsed armastavad mõlemad vanemat. Ja nüüd, kui nad ei saa luba, ehk siis vanemad ei saa kokkulepetele, nad on vihased teineteise peale, nad põrkuvad oma vahel, siis laste reaalsus on see, et nad peavad valima ühe vanema vahel justkui. Aga nende sisemine emotsionaalne armastus ei saa valida, sellepärast, et nad on sündinud nii ühest kui teisest. Nad on kodeeritud sõna otses mõttes bioloogiliselt armastama mõlemad vanemad, emotsionaalselt armastama mõlemad vanemad. Ja nad pettuvad sellisel juhul, mitte ühes vanemas, kes on näiteks eemal, nad pettuvad mõlemas vanemas ja nad pettuvad iseendas. Sellepärast, et nemad ongi nende vanemad ju. Et mulle väga meeldib see ütelus, et me mitte ei sünni oma vanemate juurde, vaid me oleme oma vanemad, 50% oma ema ja 50% oma isa. Ja nüüd see punkt, mis ma juba mainisin, et kõik lapsed muretsevad oma vanemate üle. Vanemate kohustus on vähendada laste ärevust ja muret nende pärast. Ja täiesti mõistetav, et see on keeruline, väga suure stressipinges lahutuse järgselt on üldse keeruline mõista, et lapsed muretsevad meie pärast. Aga lapsed vajavad vanemaid, kes tulevad enesega ise toime, kes tulevad teineteisega toime ja selle kaudu me anname eeskuju, selle kaudu me loome uue põlvkonna, kes siis, kui on raskused nendel oma elus täiskasvanuna, tulevad tervematel viisidel toime. Et põhimõtteliselt kõik see, mis nüüd on olemas, siin slaidil on ka juba räägitud, aga ma kordan üle, et lastel kiindumussuhe vanemate ja laste vahel on selle eesmärgiga, et lapsed eristuks, eralduks ja läheks oma elu elama. Partnerite vahel see ei kehti, eks ole. Partnerite vahel on teistsugune armastus. Seal see armastus ja kiindumus ei ole selleks, et partner ära läheks, kuigi paljudel peredel on see reaalsus. Aga laste ja vanemate vahel on see, et see armastus ja kiindumus toetaks laste eristumist ja äraminemist. Nüüd, kui seda eristumist ei teki, jääb sulandunud suhe, kus laps peab muretsema oma vanema pärast, nende vanemate vahelise konflikti pärast ja nii edasi. Nad ei tule sellisel juhul oma ärevuse ja tunnetega toime. Ja eriti teismeas muutub see kriitiliseks. Neil on raske toime tulla konfliktidega, nad võtavad suuremaid riske, kui neil on eakohane ja mõistlik ja samamoodi nad võivad teha sellise lahti rebimise. Nagu juba kõlas, et 17-aastane ütleb, ma parem elaksin üksi kui oma vanematega. Ja nende mina areng saab kahjustada. Nad on väga mõjutatavad siis eakaaslaste poolt, nad tunnevad suuremat isolatsiooni perekonnast
ja loomulikult nad tunnevad ka vähe toetust lähedaste poolt, mis omakorda on nagu surnud ring. Kui teismelistega hakkab midagi sellist juhtuma, siis vanemate ärevus nende toimetuleku ja käitumise pärast veelgi tõuseb. Nii, ja siis nüüd jagatud vanemlusest lapse olukorda vaadates. Nüüd need kogemused, mis siis teraapiatoas nähtavale tulevad, on need, et esimene, nad ei pea jagatud vanemluse puhul valima, eriti kui jagatud vanemlus saab sellisel viisil olla, et vanemad teevad tõesti teineteisega rahu, mitte ainult vanemlustasandil, vaid mehe ja naise tasandil. Siis hästi oluline on see, et ma panin siia kiindumussuhte mõiste ja arengu mõiste, ehk siis, et arenguliselt samasoost vanem saab olla samastumisobjektis ja vastassoost vanem saab olla siis see objekt, kelle kaudu kiindumussuhteid harjutatakse. Kujutage ette, kui nad nüüd peavad valima, millise mudeli nad saavad kaasa. Ja ma alati panen lastevanematele südamele selle, kui neil on suur segadus, et oota, mis ma tegema pean, miks ma nii jätkata ei tohi. Et ma küsin, millist tulevikku te tahate oma lapsele? Või siis teeme tühja tooliga, et kui siin istuks nüüd sinu täiskasvanud laps, kes on samas olukorras, mis nõu sa talle annad? Ja siis on kohe näha, kuidas muutus mõtlemises ka tekib. Ehk siis, et see kiindumussuhte säilimine, kui on mõlema vanemaga võimalikult võrdne jagatud vanemlus, saab säilida ja see toetab lapse arengut. See toetab lähedussuhteid ja oskust olla suhtes. Ja loomulikult turvatunne on äärmiselt oluline, on ju, mis lastel säilib. Nii, aga omakorda siis ma rääkisin sellest koostöö eeskujust, eks ole, et annab ka selle mudeli. Ja mida meie siis pereterapeutidena näeme, mis toetab väga nende laste heaolu silmas pidades lapse arengut, on see, et kui on jagatud vanemlus, on suurem tõenäosus, et mõlemapoolsed vanavanemad jäävad alles ja näiteks kõrgkonfliktiga paaride ja perede puhul juhtub tihti seda, et vanavanemad kaasatakse sellesse võimuvõitlusesse ekspartneri poolt. Et see kaob ära ja tekib loomulik, lastel on loomulikum see eristumisprotsess ja astumine iseseisvusse ellu. Aga tähtis on vaadata, see on nüüd niinimetatud viimane slaid vanema olukorda vaadates, et kui vanemad teevad jagatud vanemlust, siis tekib vanemale ajajaotus, kus nad saavad sõna otses mõttes puhkust, ma ei mõtle puhkust lastest, et jumal tähendab lapsi kodus ei ole, ma mõtlen seda puhkust, et see üks koormus ei ole ainult ühe vanema peal. Ma saan keskenduda iseendale, tegeleda oma enda emotsioonide toimetulekuga ja ma saan oma elu korda sättida. Ja see on väga suur argument, miks muideks paljud vanemad teevad sammu jagatud vanemluse poole. Ka siis, kui ma tunnen näiteks, et mu lapsed on mu ekspartneri juures ja ma tunnen ennast kohutava läbikukkunud emana, et ma ei ole oma lastega koos, annab see aeg mulle võimaluse küsida endale, kust need tunded tulevad, mida ma saan iseenda heaks teha. Ja lihtsam on jagada loomulikult kõike tagasisidet lapse seisundi, tervise käitumuse üle. Lihtsam on niinimetatud lapse vanema rolliga lahendusi leida ka probleemidele. Ja kui olla lapsest eemal, siis saab ka hinnata seda, et milline suhe meil tegelikult lapsega on. Mitmed isad on öelnud, et nüüd, kui me oleme lahku läinud, nad said luua tegelikult päriselt esmakordselt lähedussuhte oma lapsega. Et see ei õnnestunud neil siis võib-olla sellisel viisil, nagu nad oleks soovinud, isegi teadvustanud, mida nad oleks soovinud, kui nad elasid veel lastega koos, ühtse perena, ema-isa koos. Nii, ja siis ma tõesti viskan ikkagi õhku sellised küsimused, mis on vaja mõelda, kas jagatud vanemlus on alati võimalus. Näeme, et väga konfliktsete lahkuminejate hulgas on vaja paralleelvanemlust, on vaja leppida sellega, et ma ei saa kontrolli omada, ma pean tegelema valuga, mis tuleb lahutusest ja partnerlussuhtest ja nii edasi. Ja kindlasti konverentside korraldajatele küsimused edasiseks. Missugust muutust on vaja ühiskonda? Mida tuleb selleks, et kui valitakse lahutus, et lapsed ei oleks vaheline, et mõnes mõttes neid teravikpunkte saab hästi paljudest kontekstides veel arutada. Ja kuidas kasvatada uut põlvkonda, kes tuleks paremini stressiga toime? Ühesõnaga, minu poolt on kõik. Kus pisab olema ajas?
oi jaa, me oleme suures hädas, aga suur tänu Küllike. Need on nii suured küsimused, et ei mahu kuidagi lihtsalt raami ära, see on täiesti arusaadav, jah. Ma kuulasin teid ja tuli kohe selline mõte, et eestlased üldse ei saa aru, mis asi on ühisomand. Kinnisvaras on kõige hullem sõna, mis üldse olla, see on kaasomand. Inimesed tahavad sellest vabaneda, eks ole, ja ma ise kindlan niimoodi, et kui inimesed armastavad teile, siis nad peavad teist enda omandiks ja teevad seda hea meelega. Kui armastust enam ei ole, siis on juba 2 omandit. Järelikult jagame ära ka selle, mis on ühine. Ehk siis, et kui palju te näete seda tegelikult, eks ole, et no, ma saan küll aru sellest, kõik on õige, aga mul on õigused. No loomulikult, ega inimesel kõige lähemal on ikkagi oma enda nahk, iseenda toimetulek, iseenda emotsioonid. Et loomulikult on keeruline, kui need suhted on nii konfliktseks läinud, rahustada ennast ise maha. Eriti siis, kui minu vanemad ei õpetanud mul oskuseid, kuidas me ennast ise maha rahustada. Kui ma ka koolis ega lasteajas kuskil neid oskuseid ei saa, kuidas me siis paari suhtes seda teha oskame. Et loomulikult on keeruline. Ütlesite, kõige hullem on tegelikult arutada sellist tohutut kätsi seal kuskil kodus, aga kui tuleb see faas, et isa on näiteks läinud, mis paratas tüüpilisem juhtum ja ema hakkab siis iga õhtu tegema selliseid toredaid märkusi, kus ta nüüd saab siis rahuliselt neid teha, nii et isa ei kuule midagi. Kuidas see lapsele võib, kumb hullem, kuulata siis ausalt kätsi või seda, et tema ussitab iga päev näiteks? See võib ka isa olla. Absoluutselt. Et kumb on siis, viimased küsimust on? No kumb siis veel hullemil mõned või? Üks sama hull kõik? Absoluutselt üks sama keeruline kõik. Et laps igal juhul on selles keerulises olukorras, et ta pettub oma vanemates, et nad ei saa eluga hakkama. Ja no, vaadates väga lahedaid filme on selle teemal olemas, mida siis laps teeb? Võtab vastutuse enda kanda oma õlgadele. Väikesed lapsed juba 4-aastased, 5-aastased, 10, 11-aastased otsustavad, et nendele 2 ei ole mõtet loota, ma juhin oma elu ise, aga nad satuvad väga suurtesse riskidesse. Või lähevad jupuvad arvutisse? Jupuvad arvutisse, jupuvad vette, võib-olla poole minna. Kui kaua läheb selleks aega, et vanem saaks tegelikult aru, et kõik see stress, mis ta välja valab, on tema lapse pärast tulevikus? Ütleme, teraapia kontekstis saavad vanemad väga erinevalt aru, aga suhteliselt kiiresti aru, eriti kui me paneme lapsed hoolima visti. Aga kui kiiresti muutub käitumine? Käitumise muutus juba keerulisem, sellepärast, et kõigepealt tuleb taipamine, on vaja aru saada, siis alles otsus ja siis alles käitumise muutus. Jagatud aadressid töötavad teie hinnangul hästi, kas arvutatakse hoolega, et nii, nüüd kell on niipidi ja nüüd lähed sinna ja siis tuleb tagasi ja edasi. Kas seal on aluseks on arvutamine või talupäevamõistus, mida rohkem näeb? No, kui on emotsionaalselt konfliktne paar, siis nad teevad seda tundide ja minutite haaval, et keegi see rohkem ei saaks. Kui on vanemad, kes teevad koostööd ja mõistavad, et laste vajadused ja areng on esitähtis, siis ma ei anna seda sama mustrit kaasa tulevikku. Nemad on ikkagi talupäevamistusega, et kui 1 tund siia-sinna läheb, ei minda teineteise kõri kallale ja ka räägitakse asju läbi, saadakse teha mööndusi, saadakse teha kokkuleppeid ja nii edasi. Ja lõpuks ikkagi, kui inimesed tulevad oma lapse pärast, midagi pole teha, tänapäeval ei ole mitte lapsel last, võidab siis isa või ema, mõnel pole üldse mitte kedagi, mõnel on vanaema ainult rääkinud sellest, mida kuulnud kuskil isa kuskil Soome teekluse peal. Aga see on ju see pärand, mis meil kaasas on. Kas teraapiaga tõesti teeb seda ümber? Teraapia ei tee ümber. Teraapia aitab igal inimesel saada jõuda taipamiseni, mis on see tegelik, mida nad soovivad oma ellu. Et loomulikult, kui me ei ole näinud oma vanemate vahel rahu ja koostöö, siis küsimus on selles, et kas ma päriselt tahan rahu ja koostööd oma ellu. Ja siis järgmine küsimus on, võtta, kui ma seda tahan, aga ma ei ole seda näinud, kust ma selle võtan. Ja kui see rahu ja koostöö saabub 17-aastase teismelise ellu lõpuks, ta näeb, et nad lõpuks on nüüd ära leppinud omavahel. Kas see veel muudab midagi? Absoluutselt. Selle 17-aastase jaoks väga-väga palju, sest tal on kõik mudelid siis. Tal on see mudel, mis üldse ei toimi, tal on see mudel, mis oli 50-50 ja so toimib, tal on see mudel, mis lõpuks ameti toimib ja tal on suurem valikuvariant, kui ta satub raskustesse. Miks ma neid küsimusi küsin? Ma praegu esitan siin kõiki neid, kes siin saalis tegelikult on, kogusime varemad küsimusi ja kõik need küsimused, mis saabusid teil, olid seotud ema või isa, ehk siis mees või naine, aga ühte koostöö kohta otsitud, pigem see, kellel on õigus. See on veres, see ei lähe mitte kuhugi. Et ei ole ühel või teisel rohkem õigus, ei ole üks vanem tähtsam kui teine vanem, et mõlemad vanemad on lapsele ole. Seda räägi oma vanemale ütleb. Jah. Aitäh, Küllike! Aitäh!